Tere, minu nimi on Inge-Lett Kanistik. Ma käin Tallinna Inglise kolledži 9. klassis ning täna esitlen teile oma uurimistööd, mille käigus uurisin probiootiliste laktobatsillide mõju Helicobacter pylori poolt põhjustatud põletiku vastusele. Minu uurimistöö välisjuhendajaks oli Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur Pirjo Spool ning koolisiseseks juhendajaks oli õpetaja Tiina Mägi. Nüüd siis natukene töötaustast. Eelmisel aastal isoleerisid Tallinna Tehnikaülikooli teadurid ühest maabiopsiast koos tuntud inimese patogeeni Helicobacter pyloriga piimhappebakteri Lactobacillus salivariuse uudse tüve, mis tundus olevat vastupidavam Helicobacter pylori kasvutingimuste juures. Oluline on märkida, et tavaliselt maahappelises keskkonnas Lactobacillus salivariust ei eksisteeri. Küll aga võib maa ja soole trakti limaskesti koloniseerida gram-negatiivne bakter, Helicobacter pylori, kes võib oma olemasoluga tekitada peremeesorganismile mitmeid terviseprobleeme, näiteks kroonilist gastriiti ja peptilist haavandtõve. Helicobacter pylori on klassifitseeritud esimese klassi kartsinogeenina, mis on vähki põhjustav aineühend, kuna krooniline nakkus võib viia maavähi tekkele. Helicobacter pylori on levinud üle terve maailma ning sellega on nakatunud hinnanguliselt pool rahvastikust. Tavaliselt nakatutakse bakteriga varajases lapsepõlves ning meie immuunsüsteem ei ole võimeline bakterit hävitama. Lisaks maole võib Helicobacter pylori kahjustada kogu seedeelundkonda ning ka teisi organeid, näiteks pankreast, maksa või lümfoidkude. Eestis on Helicobacter pyloriga nakatunud kuni 70% täiskasvanud populatsioonist ning 2020. aasta vähisurmade andmete kohaselt on maavähk Eestis 4. kohal. Oluline on välja tuua, et Helicobacter pylori põhjustab nakatunud rakkudes põletiku vastust, mille tagajärjel hakkavad rakud väljutama põletikulisi molekule, näiteks interleukiin 8. Selle hulka on võimalik mõõta ning hinnata bakterite patogeensust ehk siis kahjulikku mõju rakule. Lactobacillus salivarius on gram-positiivne piimhappebakter, mis toodab läbi ainevahetuse orgaanilisi happeid nagu äädik ja piimhappe, mis takistavad inimestele kahjulike patogeenide teket ja kasvu. Lactobacillus salivarius geneetilised tüved on väga varieeruvad ning nagu eelnevalt mainitud, enamasti maos ei eksisteeri. Selle töö tulemusena uurisin, kas maabiopsiast isoleeritud uudne Lactobacillus salivarius tüvi, mida me kutsusime Lactobacillus salivarius A-tüveks, sobib paremini Helicobacter pylori elukeskkonda, kui seda tegid eelnevalt teadaolevad Lactobacillus salivarius tüved UCC119 ja UCC118. Samuti uurisin, kuidas mõjutab uudne Lactobacillus salivariuse tüvi Helicobacter pylori kasvu ning tema tekitatud põletiku vastust maarakkudele. Uurimistöö käigus sooritati 3 praktilist laboritööd, milleks oli bakterite värvimine, et kirjeldada Lactobacillus salivariust ELISA katse, et mõõta põletikult interleukiin 8 ja inhibitsioonitsoonide mõõtmine, et hinnata Lactobacillus salivariuse mõju Helicobacter pylori kasvule. 3 praktilisest sain mina teha 2, milleks oli bakterite värvimine ja ELISA katse ning neist ma räägin natuke hiljem lähemalt. Mainisin enne, et Helicobacter pylori on gram-negatiivne ja Lactobacillus salivarius gram-positiivne bakter. Mida see siis tähendab? Bakterid saab eristada gram-värvimise meetodiga, mille põhimõte seisneb bakterite eristamisel nende rakuseinte ultrastruktuuri ja keemilise koostise järgi. Gram-positiivsetel ja negatiivsetel on rakuseina koostis väga erinev. Gram-värvimise põhimõte põhineb 4 etapil, kus bakterirakkudele lisatakse järgemööda kristallviolett, jodiin, 95% alkohol ning safraniin. Gram-positiivseid baktereid ümbritsev paks peptidoglükaanikiht ei lase rakukesta all moodustunud suurtel kristallvioleti ja jodiini kompleksidel alkoholiga pestes väljuda ning bakterid värvuvad lillalt. Gram-negatiivsete bakterite rakkudeks uhutakse aga kristallviolett jodiini kompleksid välja ning rakud jäävad värvusetud. Seepärast teostatakse lisavärvimine safraniiniga, mille tulemusena värvuvad gram-negatiivsed bakterid punaselt ning gram-positiivsed bakterid jäävad lillaks, sest punane värvus ei paista lilla alt välja. Antud katse oli töö jaoks vajalik, et pärast mikroskopeerimisel siis näha, kuidas uudne Lactobacillus salivarius tüvi A erinevatel kasvutingimustel oli kasvanud. Teine katse, mida ma teha sain ehk ELISA, inglise keeles Enzyme Linked Immune Absorbent Assay,
on plaadipõhine analüüsimismeetod, mis on loodud peptiidide, valkude, antikehade ja hormoonide tuvastamiseks ja kvantifitseerimiseks. ELISA meetodit kasutati Helicobacter pyloriga nakatunud inimese mao epiteliaalsete rakkude või siis AGS rakkude poolt eritatud interleukin 8 analüüsimiseks. Antud katse oli töö jaoks vajalik, et näha, kui palju eritasid AGS rakud, mis olid nakatunud Helicobacter pyloriga üksi või koos Lactobacillus solivarius A-tüvega ning kas see kogus erineb tuntud Lactobacillus solivarius tüve UCC119-ga mõjutatud rakkude sekreteeritud interleukin 8 kogusest. Käesoleva töö tulemusena analüüsiti maobiopsiast leitud uue Lactobacillus solivarius A-tüve morfioloogiat Lactobacillus solivariusele sobival MRS-agaril ja Helicobacter pylori kasvuks sobival veriagaril. Võrreldes saadud tulemusi tuntud probiootilise Lactobacillus solivarius UCC119 tüvega kasvas A-tüvi veriagaril väga hästi ning ei olnud morfioloogiliselt erinev MRS-il kasvanud L-solivariusega. Töö teise osana määrati inhibitsioonidiskide meetodit kasutades Lactobacillus solivarius A mõju Helicobacter pylori kasvule, kus ilmnes, et uus Lactobacillus solivarius tüvi pidurdab Helicobacter pylori kasvu ja mõju on Helicobacter pylori tüve spetsiifiline. Selles katses oli minul ainult analüüsimise osa, sest praktiline töö hõlmas patogeensete bakterite käsitlemist. ELISA katse tulemusena analüüsiti Lactobacillus solivarius A mõju Helicobacter pylori põhjustatud põletiku vastusele inimese mao adenokartsinoomi AGS rakuliinis ja leiti, et uus A-tüvi inhibeerib põletikulise interleukin 8 sekretsiooni umbes poole võrra, siis sarnaselt tuntud UCC119-le. Nüüd taustalugu, et kuidas ma sellist tööd üldse hakkasin tegema. Et kuna tegemist on üpriski suure tööga, siis peab sellel ka ju põnev taustalugu olema, et kuidas sai üks 8. Tallinna Tehnikaülikooli laborisse praktikale. Et muinasjutt käib nii, et võtsin eelmisel õppeaastal osa Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostööle korraldatavast keemiaolümpiaadiks ettevalmistavast kursusest. Ning kuna meie koolis tehakse uurimistöid 8. klassis, siis mõtlesin, et ehk oleks mul võimalik uurimistöö mingisuguse teadusharuga siduda, sest mul on alati laboritöö tegelikult huvi pakkunud. Kui kursus lõppes, kirjutasin õppejõule, kes Tallinna Tehnikaülikooli poolt seda kursust pakkus ning küsisin, kas mul oleks võimalik kellegi juurde oma uurimistööd tulla tegema. Ning kui võimalik, siis sooviksin uurimistöö siduda kas keemia või bioloogiaga, sest need ained on koolis mu lemmikud. Sain temalt oma koolivälise juhendaja e-maili ning kirjutasin talle sooviga TalTechis uurimistöö läbi viia. Minu üllatus oli tegelikult väga suur, kui sain positiivse vastuse, sest olin juba valmis eitavaks vastuseks, sellepärast et olin kuulnud nii palju jutte, et kuidas õpilased on üritanud saada laborisse tööle ja saanud eitava vastuse, kuid sain positiivse vastuse ning ma olin väga-väga õnnelik. Sealt edasi hakkasime suhtlema ning alustasin uurimistööd probiootiliste bakterite mõjust inimese patogeenile, Helicobacter pyrorile ning lõpuks sain peale aastapikkust tööd oma uurimuse valmis. Nüüd möödunud aasta jooksul sain väga palju uusi kogemusi, nägin, kuidas käib töö päris laborites ning kuidas koostada ülikooli tasemel uurimistöid. Kuid minu jaoks jääb siiski kõige põnevamaks laboritöö, sest kõik katsete jaoks kasutatav atribuutika ja mehhanismid on nii huvitavad, sest igal asjal on oma kindel eesmärk ning kuna päris laboris töötamine on väga erinev koolis keemiatunnis tehtavatest katsetest, siis oli peenlaboritehnika väga-väga põnev lahendus. Endalegi üllatuseks sain uurimistööle väga palju praktilist osa lisada ning iga kord, kui pidin uuesti laborisse katseid minema tegema, olin väga elevil ning kindlasti plaanin ka tulevikus selle uurimistööga edasi tegeleda. Aitäh teile!